Tere! Räägin sulle täna sellest, kuidas lõpetada võitlus ja kuidas ligi tõmmata soovitud tulemused elus, muutes oma biokeemiat väga lihtsal moel. Ma olen sellest ka kirjutanud, aga nüüd nendele, kes tahavad kuulata, on see võimalus. Saad muga siin kaasa jalutada päikeseloojangusse, kuulata linnulaulu, võib-olla ka hanede häälitsemist, nii et ilusat kuulamist sulle ja vaata, kas sa ka seekord midagi enda jaoks õpetlikku siit kaasa võtad. Ilusat jälgimist. Kuidas siis välja tulla võitlusest ja saavutada soovitud tulemusi ja kuidas hormonaalne biokeemia mõjutab seda, et su elu ei oleks pidev võitlus, vaid see, mida sa vajad, see, mille suunas sa soovid liikuda, see tuleb sulle ise vastu, mitte sa ei võitle selle nimel verininast väljas. Ja ma olengi lubanud seda oma ühes eelmises postituses, et kirjutan kehakeemiast, hormoonidest ja kuidas nad meie elu, suhteid ja ka rahaasju mõjutavad. Aga ma viin sind hoopis endaga kaasa siia jalutuskäigul ajalukku ja 1520 Istanbul, kus elab Suleiman esimene tore koos oma haaremiga. Ja nüüd kujuta ennast sinna, kus 300 ilusaimat haritud ambitsioonikat naist igast maailma nurgast on koondunud ühe katuse alla. Nad võistlevad planeedi ühe kõige mõjuvõimsama mehe tähelepanu eest. Intriigid ja armutu konkurents on igapäevaelu. Kaotuse hinnaks selles haaremis on unustamine, eksimuse hinnaks on surm. Aga sellesse katlasse satub pantvangi üks slaavlanna. Tal puudub staatus, puudub kaitse ja ta pole kaugeltki oma aja ilu etalon. Veneetsia saadikud, kes teda nägid, kandsid ette, et ta on väikest kasvu, ümara näoga, pisut täidlane ja pigem armas kui ilus. Kõigi reeglite järgi pidanuks ta kaduma pikkade ilusate naiste massi, kuid juhtus võimatu. Suleiman esimene, maailma sultan, saadab oma haaremi laiali ja ta rikub Osmanite impeeriumi fundamentaalset seadust ja esmakordselt ajaloos sõlmib monarh ametliku abielu endise orjatariga. Ta kirjutab talle luuletusi ja usaldab riigi juhtimise oma sõjakäikude ajaks. Ja tema nimi oli Hürrem Sultan, naeratav, rõõmu toov. Kuidas naine ilma silmapaistva välimuseta ja mõjuvõimuta seljatas süsteemi, kus ilu ja salakavalus otsustasid kõik. Ta ei võidelnud nende reeglite järgi. Seni kuni teised naised haaremis pingutasid, püüdsid avaldada mõju ja jätta muljet, võistlesid ja elasid pidevas hirmus kaotada oma positsioon, kasutas Hürrem hoopis teistsugust mehhanismi. Seda sama mehhanismi, mis paneb imperaatorid endasse armuma ja sunnib raha ning võimalusi sülle kukkuma. Tema saladus polnud mõistusega manipuleerimises. Tema saladus oli see, mida ta transleeris füüsilisel tasandil. Ja me ei kõnele esoteerilistest muinasjuttudest, vaid puhtalt bioloogiast ja konkreetsemalt endokrinoloogiast ja hormonaalsest foonist. Kui sa oled väsinud võitlemast suhete nimel, ületad ennast töötulemuste saavutamiseks ja tunned, et elu on raske töö, siis kuula mind lõpuni. Sa saad aru, miks sa oled saavutanud vähem, kui sa pingutad rohkem. Ja kuidas seda peatada kohe täna? Miks sul siis ei õnnestu soovitud kergesti ligi tõmmata? Sellepärast, et sa elad hormonaalses ellujäämise seisundis. Kaasaegne maailm on naistele nagu seesama haarem, ainult et kordi suurem. Sa pead olema noor, edukas, sale, mitmekülgne. Sa konkureerid hea koha eest päikese all, meeste tähelepanu nimel, klientide, staatuse nimel. Ja alates lapsepõlvest on sulle sisendatud reegleid, et midagi saada, tuleb see välja teenida, peab olema teistest parem, pingutama higipull otsa ees ja siis sa püüad ja sa panustad tervelt 120% või rohkem, sa üritad sobituda,
sa kontrollid iga sammu, mõtled välja järjest uusi strateegiaid. Ja mis sa arvad siis, mis su kehas sel ajal toimub? Lülitub sisse kortisool, stressi, võitluse ja ellujäämise hormoon. Sinu neerupealised töötavad täie hooga. Veri valgub lihastesse ja keha valmistub võitlema või põgenema. Su hingamine muutub pinnapealseks, õlad tõusevad märkamatult kõrvade suunas ja lõualuud sulguvad kramplikult. Aga see on alles pool hädast, sest kortisoolil on lõhn ja mikrovibratsioon. Ja inimesed su ümber seda teadvustamata tunnevad su kõrget kortisooli. Mees vaatab ilusat hoolitsetud tarka naist, kes püüab nahast välja pugeda, et talle meeldida. Aga mehe iidse küti aju loeb tema hormonaalset fooni. Siin on pinge, siin on võitlus ja siin on vajamine. Ja tema instinkt ütleb talle ühte, põgene. Ja ta läheb või hakkab eemale hoidma, isegi aru saamata miks. Klient istub su vastas. Sa räägid õigeid sõnu, su presentatsioon on laitmatu, aga sisimas sa värised hirmust, et ta ei osta. Sinu kortisool on punases ja klient ütleb äkki, ma pean vist järele mõtlema. Ta tajus allhoovusena sinu hirmu, et sinuga on ohtlik. Sa edastad ellujäämishirmu. Kortisool on hormoon, mis tõukab eemale. Ta ehitab su ümber nähtamatu seina. Sealsamas Haaremis vanima järeltulija ja pärija ema oli esimene kaunitar, kuid ta elas alalises hirmus kaotada oma võim. Ta oli nagu kõndiv kortisoolivabrik, täis kadedust ja viha. Ja sultan, omades võimu kogu maailma üle, põgenes oma naise eest sinna, kus tal oli soe ja turvaline. Ta jooksis Hürremi juurde. Miks kutsuti Hürremit naeratavaks? Miks tema läheduses sai kõige ähvardama valitseja maha võtta oma raudrüü ja muutus luuletajaks? Sellepärast, et tema hormonaalne foon oli kardinaalselt erinev. Kortisooli asemel edastas ta külgetõmbe kokteili, oksütotsiini, dopamiini ja serotoniini. Need on 3 vaala, millel rajaneb see, mida kutsutakse naise maagiaks või haldeseisundiks. Vaatame neid nüüd teaduse pilguga. Oksütotsiin on usalduse, turvatunde ja kontaktihormoon. Kui naine on täitunud oksütotsiinist, ta keha lõdvestub mikrotasandil. Nägu muutub pehmemaks, hääl omandab madalama sametise tooni, liigutused muutuvad voolavaks. Oksütotsiin on parve, hormoon. Ta sunnib ümbritsevaid tundma, et temaga on hea, temaga on turvaline, kogunema tema ümber ja et olla tema läheduses. Dopamiin on rahulolu ja elevuse hormoon. Kõrge dopamiini tasemega naine kaifib elu ennast. Ta naudib toitu, talle meeldib kõndida piki tänavat, teda huvitab vestluskaaslane. Ta ei oota, et mees või raha teeksid ta õnnelikuks. Ta on juba õnnelikkuse eelaimduses ja see dopamiini laeng on väga nakkav. Sellise naise kõrval hakkab ümbritsevatel samuti eralduma dopamiini. Ja serotoniin on sisemise väärikuse ja staatuse hormoon. Mitte selle, mis väljendub brändides ja ametinimetustes, vaid vaikse, rahuliku staatusega. Minuga on kõik korras. Mul ei ole vaja kellelegi midagi tõestada. Külgetõmbe võti peitub selles, et sa ei saa võltsida neid hormoone. Sa võid panna selga siidikleidi, värvida huuled punaseks, sa võid selgeks õppida pick-up tehnikad või NLP reeglid, aga kui su sees on kortisool ja adrenaliin viimse piirini laes, siis loeb ümbritsev maailm just seda infot. Sinu biokeemia karjub kõvemini kui su sõnad. Sinu katsed näidab pehme ja sensuaalne, kui su sees on paanika ja defitsiit. Saadab see alateadlikult ümbritsevatele sõnumeid. Tee mind õnnelikuks, anna mulle raha, armasta mind, ma vajan sind selleks, et ellu jääda. Tervetele inimestele on see raskuse signaal. Nad tunnevad, et neist hakatakse kohe energiat välja pumpama ja nad sulguvad. Kuidas siis lõpetada defitsiidi ja vajaduse edastamine ning võitlus?
kuidas häälestada ümber oma endokrinoloogiline süsteem, et see edastaks oksütotsiini ja lõdvestunud enesekindlust. Hürrem ei lugenud neurobioloogia õpikuid, kuid ta valdas täiuslikult kehalisi praktikaid oma seisundite ümberlülitamiseks. Ja kohe saad neist esimese ja seda nimetatakse oksütotsiini lähtestamine või sultani naise tilk, kus elab naiseliku pinge peamine plokk. Peas see meil ei ole. Mentaalset nätsu teame me kõik, kuid see on juba tulemus. Peamine spasm, mis sunnib neerupealisi eritama kortisooli, elab kahes kohas, lõualuus ja vaagna põhjas. Seni, kuni püüame olla head tüdrukud, teha head nägu, olla tugev ja kõike jõuda, surume oma lõualuud kokku. Öösel kiristame pingest hambaid, aga vaagna põhi, meie juursüsteem, meie kese on baashirmust kokku pigistatud turvatunde puudumise tõttu. Niipea, kui lõualuud ja vaagen on kokku pigistatud, saab aju signaali, oleme sõjas. Ja naiselikkuse hormoonide tootmine blokeerub. Tee seda kohe praegu. Pööra tähelepanu oma hammastele. On nad sul kokku pigistatud? Kas su lõualuu on pinges? Kas kõht on sisse tõmmatud? Kuidas su alakõht tundub? Kui su vastus on jah, sa tunned pinget, siis edastad sa maailmale kohe praegu ühte mikrostressidest. Stressist vabanemise tehnika võtab aega täpselt 7 sekundit. Ja see lõikab läbi kortisooli silmuse ja annab su ajule käskluse. Me tantsime nüüd, mitte ei sõdi. Tee seda enne iga olulist momenti, enne kui sa tõstad telefoni, enne kui lähed kohtamisele või kohtumisele, enne keerulist kõnelust oma mehega. Saab number 1. Paota kergelt huuled ja ava lõualuud nüüd kohe ja luba oma alalõual veidi lõdvemalt rippuda. Lase tal seal lihtsalt olla. Veidikene paota suud. Ja samm number 2. Tunneta, kuidas selle lõualuu raskus suundub rangluu suunas. Samm number 3. Nüüd tee üks sügav sisse hingamine ja aeglasel välja hingamisel viska pinge välja oma vaagna põhjast ja luba oma alakõhul välja vajuda ja ära seda sisse tõmba. Luba oma alakehal lõdvestuda, nagu istuksid mugavasse pehmesse tugitooli. Ja samm number 4. Välja hingamise ajal lase õlad 2 millimeetrit allapoole. Pikal pehmel välja hingamisel veidi avatud suu kaudu, samaaegselt lõdvestades lõualuu, õlad ja alakõhu. Samal sekundil, kui lõdvestad oma alakõhu, saadab su uitnärv aiu võimsa signaali. Ohtu pole. Su kortisooli dušš lõpeb, hüpofüüs ja hypotalamus vahetavad käsklused. Verre hakkab vaikselt imbuma oksütotsiini. Su hääl kõlab juba sekund hiljem teisiti, madalamalt ja pehmemalt. Su pilk muudab fookust. Ja tead, mis juhtub mehega, kes satub su lähedusse? Tema peegelneuronid kopeerivad sinu lõõgastumise. Peegelneuronid on ajurakud, mis vastutavad empaatia eest. Haigutus on nakkav just samal põhjusel. Tänu peegelneuronitele on seisund samuti nakkav. Kui mees lähenes Hürremile, sattus ta sooja pilguga lõdvestunud lõualuu ja pehme kõhuga naise välja. Tema peegelneuronid registreerisid koheselt konkurentsi puudumise. Tema lähedal polnud tal vaja olla sultan vallutaja, kes hoiab pidevalt kaitsepositsiooni. Ja tema närvisüsteem hingas välja. Mees ei armu kunagi naise välimusse, vaid oma seisundisse, mida ta kogeb naisega koos olles. Ta armub oma jõusse, oma rahusse ja oma dopamiini oksütotsiini kaifi, mida naine kutsub esile oma õigekehalise kohaloluga. Ja see ei tööta mitte ainult meestega. Inimesed maksavad suuri summasid teistele inimestele, mitte niivõrd toote eest, vaid seisundi eest, mida see temas esile kutsub. Kui oled äriinimene, siis sul lõdvestunud sisemine olek paneb kliendi sind instinktiivselt usaldama. Meie närvilises maailmas on rahu kiirgav inimene nagu puuduv ressurss, mida tahaks puudutada ja raha voolab sinna, kus energia on vaba.
Läheme nüüd teise olulisema praktika juurde. Nimetagem seda siis oksütotsiini pilguks. Nüüd mõtle sellele, kuidas sa vaatad maailma siis, kui sa oled stressis või pinges. Kujuta ette, et sa pead sisse pressima täis tuubitud vagunisse või otsid viga aruandes või püüad vaidluses tõestada oma õigsust. Sinu pilk on kiir, nagu snaiperi sihiks. Sul on korts otsmikul ja sa puurid ainiti pilguga. See on maksimaalselt fokusseeritud, pinges, okkaline, hinnanguline. See on kortisoolipilk, see on kütipilk. Just nii paljud naised vaatavad meest esimesel kohtamisel hinnanguliselt, kalkuleerivalt. Ja mees skaneerib selle pilgu ja tunneb, et teda prepareeritakse ja temalt tahetakse midagi. Ja see lülitab sisse kaitse ja usaldust seal tõesti ei sünni. Ja nii vaatavad naised ka oma eesmärke ja unistusi pingutusega kokku pressitud sooviga see kätte saada. Ja see loob tohutu pingepotentsiaali. Kuid see, mille poole sel viisil vaatad, hakkab sinust ära pöörama. Kuidas vaatas Hürrem? Kuidas vaatavad naised, kellele tuuakse maailm kandikul kätte? Ta vaatas pehmelt. Pilk polnud fokusseeritud. Oksütotsiini pilgu sisu seisneb selles, et ümber lülitada silmalihaste töö ja ajukoore osa, mis vastutab nägemise eest. Kui sa lülitud ümber perifeersele nägemisele, saab su aju taas signaali, ohtu pole ja võib lõdvestuda. Teeme seda nüüd koos. Vali suvaline objekt enda ees. See võib olla ekraan, sein või tass. Vaata seda. Ja nüüd pilku objektilt mujale viimata. Hakka märkama, mis asub sinu vaatevälja servades. Su silmad jäävad paigale, aga su tähelepanu laieneb. Märka, mis asub vasakul, perifeerias, mis üleval, mis paremal all. Ja äkki toimub ime. Objektide kontuurid pehmenevad. Ruum avardub. Sa hakkad nägema mitte eraldi seisvaid objekte, vaid ruumi nende vahel. Kui sa tuletad meelde esimest praktilist harjutust ja vabastad pinge alakõhust, tunned, kuidas su rinnakorvis valgub laiali pehme soojus. Ja see ongi oksütotsiini füüsiline taju oma resonantsmaailmaga. Ja kui sa vaatad oma kaasvestlejat sellise pilguga, mis ei ürita temasse kinnituda, vaid sa embad teda pilguga, siis tunneb ta end uskumatult olulise ja vastuvõetuna. Ja see teeb relvituks. Nad avavad end rohkem, kui plaanisid ja pakuvad sulle midagi sellist, mida sa pole isegi küsinud. Üks saladus on veel üks maagiline tasand. Ja see pole lihtsalt üks tehnika, vaid terve su elu sügav metamorfoos. Suur osa naisi teevad suure vea. Nad tuletavad lõdvestumise ja külgetõmbe seisundit meelde ainult siis, kui nad midagi hirmsasti vajavad. Oi, mul on täna näiteks 100. kohting, pean ruttu hingama kõhuga ja muutuma naiselikuks. Või kui plaanin ülemusega rääkida palgatõusust või parematest töötingimustest, panen töösse oma oksütotsiini. Aga vaat nii see kahjuks ei tööta. Miks? Sest sa ei saa petta oma keha. Kui sa elad 95% ajast nagu hirmunud hamsterjooksurattas, oled läbi imbunud ärevusest, scrollid ja chatid lõualuu kokku pressitud, kihutad tööle pinges kõhuga, siis 5 minutit hingamist enne olulist kohtumist ei muuda sinu elus enam suurt midagi. Sinu baassagedus, su endokrinoloogiline vundament püsib stressis. Võlts naeratus kortisooni foonil paistab inetumgi veel kui aus stress. Külgetõmbe seadus pole kostüüm, mida sa saad vajadusel selga tõmmata. See on operatsioonisüsteemi baasrežiim, millisesse su keha on vaja üle viia. Kuidas Hürrem elas sellises lõdvestunud vägevuses? Ta ei harjutanud seda enne sultaniga kohtumist. Ta viibis selles seisundis. See oli temasse juurdunud. Et sinu keha ümber häälestuks, on vaja neuronühenduste kohanemise aega.
välja tuulutada stressilõhn ja vahetada see välja rahulduse ja turvatunde vastu on võimalik 7 päevaga. Kui läheneda sellele nagu oma keha tundma õppimisele. Alustades homsest hommikust soovitan läbida 7-päevase sisemise võitluse ja pinge detoksi. Hommik on püha aeg hormonaalseks häälestuseks. See, kuidas sa ärkad, määrab su biokeemia järgmiseks 16 tunniks. Kui sa avad silmad ja sirutad koheselt telefoni järele, loed töömeile, vaatad kellegi ideaalset elu Instas või sukeldud uudistesse, annad oma ajule koheselt doosi dopamiini, stressi ja kortisooli. Su keha lamab veel soojas voodis, aga su närvisüsteem juba põgeneb tiigri eest. Sa oled kaotanud päeva juba enne, kui tõused voodist. 7 päevaga lood sa uue ankru. Ärgates pühendad esimesed 5 minutit puhtalt oma hormonaalsele foonile, voodist tõusmata. Pane oma käed alla kõhule, ava lõualuud ja tee 10 pehmet sisse-välja hingamist. Kujusta, kuidas sisse hingamisel siseneb su kehasse soe, veniv, kuldne rahulolu helendus. Täida sellega oma kõht, rind, kõri ja seejärel esita endale üks küsimus. Millist seisundit valin täna jagada universumisse? Mitte see, mida pean tegema, vaid milline ma valin olla. Rahulik, voolav, mänguline, tänulik. Või veel midagi. Kõigest 5 minutit ja sa väljud maailma täiesti uue alghäälestusega. Päevasel ajal nende 7 päeva jooksul treenid sa teadlikkust läbi väga lihtsa reegli ja nimetame seda stopp-kaadriks. Pane endale meeldetuletus või näiteks lepi endaga kokku, et iga kord, kui sa vahetad asukohta, väljud majast, tõused toolilt, istud autosse, avad uue faili arvutis, küsi endalt sel hetkel, mida teeb praegu minu lõualuu, mida teeb minu kõht, kuidas ma praegu hingan. Ja sa avastad üllatusega, et 10 kordi päevas hoiad sa hinge kinni, 100 kordi suurud kokku lõualuulihaseid ja need on stressi mikrotraumad. Kohe, kui sa avastad pinge, ära hurjuta ennast, vaid tee sultani naise pingest vabastamine. Vaata huuled, lase kõht pehmeks ja hinga aeglaselt välja. Sa hakkad end külgetõmbes seisundisse tagasi tooma 10 kordi päeva jooksul. 3. päevaks hakkab su vaagen ise lõdvestuma, lõualuu pole enam kramplikult kokku surutud, su kõnnak muutub ja sa märkad, et inimesed vaatavad sind teisiti. Mehed märkavad, avavad uksi, kolleegid hakkavad kõnelema pehmemalt, sest sa ei kiirga enam ohtu. Õhtu on uste sulgemise aeg. Selle asemel, et keerutada peas mõtteid, mida sa valesti tegid või ütlesid või hakkad paaniliselt planeerima miljonit asjatoimetuseks homseks päevaks, võtad sa oksütotsiini duši ja lähedki duši alla sõna otses mõttes, seisad sooja veejoa alla, pesed 5 minutit, lisaks oma kehale ka oma psüühikat. Ja kujustad, kuidas vesi peseb maha kõik võõrad emotsioonid, sagimise, võõrad sõnad, mis päeva jooksul kleepusid su külge. Sule silmad, lase pilk fookusest välja suletud laugude taga ja ütle valjusti, ma võtan endalt maha raudrüü, mu päev on lõppenud. Ma tulen tagasi enda juurde ja mul on turvaline. 7 päeva ilma hinnanguteta, isegi kui mingi päev, mingi hetk vahele jääb. Lihtsalt too ennast tagasi oma kehasse. See on suurim panus iseendasse, mida oled kunagi teinud. Ei uued kleidid, kosmetoloogid, järjekordsed kursused sellest, kuidas seda kõike jõuda ära teha. Ainus asi, mis reaalselt muudab su elu kvaliteeti, on võime püsida lõdvestunud elusas soojas kehas, mis kiirgab turvatunnet ja resoneerub maailma külluslikkusega. Pean sind hoiatama muidugi ka takistuste eest, sest sellel teekonnal kohtud sa salakavalate müütidega, mida on aastaid su teadvusesse sisestatud. Võtame need kohe praegu maha, et need ei võtaks sinult jõudu. Müüt number 1. Kui ma olen lõdvestunud, ei saavuta ma midagi. Ma kaotan kontrolli ja muutun saamatuks. See on läbipõlemiste ajastu suurim vale. See on lõdvestumine, millest ma räägin. Mitte apaatia ega laiskus.
laiskus on liigsest stressist tulenev kurnatus. Tõeline oksütotsiini lõdvestus on tohutu energia. Kui sa vaatad kassi enne hüpet, ta pole pinges, vaid on voolav. Ta lihased on pehmed nagu plastiliin, aga kui on tarvis, sooritab ta ideaalse hüppe ilma ühegi liigse liigutuseta. Naine, kes on lõdvestunud enesekindluse seisundis, saavutab tulemusi 10 korda kiiremini. Ta ei kuluta jõudu sehkendamisele, kahtlustele ja peaga läbi seina tormamisele. Intuitsioon lõdvestunud kehas töötab kui radar. Aju võtab sellises seisundis vastu kõige täpsemaid ja geniaalsemaid otsuseid ja sa hakkad tegema ainult seda, mis on täpselt su eesmärgiga vastavuses. Müüt number 2. See kõik töötab ainult meeste ligi tõmbamiseks. Ja ma alustasin sul siin juttu Hürrem Sultanist, kuid tema mõju ei piirdunud valitseja vallutamisega. Temast sai suur diplomaat, ta pidas kirjavahetust Euroopa teiste valitsejatega, juhtis suuri heategevusfonde, ehitas mošeesid ja haiglaid. Resonantsi seadus on ühine kogu universumis. Raha on energia, võimalused on energia. Kui su väli on kokku tõmbunud hirmust ja defitsiidist, ei märka sa võimalusi ja raha voolab sul läbi sõrmede. Puudusest ja defitsiidist võib ka rikastuda, kuid see lõhub tervist ja rõõmu. Kui sa lõdvestud seestpoolt, leiab küllus ise tee sinuni läbi ootamatute ettepanekute, läbi vajalike tutvuste ja geniaalsete ideede. Ja müüt number 3. Mul on niigi raske elu. Nii palju probleeme mehega, rahaga, laenudega, lastega. Kerge öelda lõdvesta kõht. Mul on siin vaja ellu jääda, aga mitte hingata. Vaat just sellepärast ongi sul tarvis peatuda. See, kuidas sa elad praegu, on su senise pingutamise tulemus. Püüda lahendada probleeme, asudes samas kortisooli seisundis, millest see probleem sai loodud, on suletud ring. Võlad ei kao koheselt. Esimese sekundiga, kui lõdvestud, aga pingutades ei õnnestu sul samuti seda kiiremini teha. Ja lisaks teed sa seda oma tervise arvelt. Luba endale luksus väljuda vajamise seisundist otse tormi keskmes. Muutu rahu oaasiks. Ja sa näed, kuidas torm hakkab vaibuma ja lahendused tulema ebastandardseid teid pidi. Sinu võitlust ei vaja keegi ja see ei tee sind õnnelikuks. Sa ei pea oma väärtust tõestama vere, higi ja pisaratega. Kõik, mida soovid saada, hoolitsus, armastus, raha, eneseteostus, seda on su ümber külluses. Ja see kõik võib ja tahab jõuda sinuni. Maailm tahab anda, kuid ta ei suuda läbi tungida su kaitsekilbist. Sinu kokkuprissitud lõualuud, sinu katkendlik pinnapealne hingamine, su hinnanguline pilk ja see on kilp, millelt põrkuvad tagasi võimalused nagu mõõk betoonseinalt. Hürrem teadis peamist reeglit. Kindlust pole vaja vallutada tormijooksuga. Tuleb saada aiaks, kuhu kindluse valitseja tahaks tulla ja jäädagi. Ja pole vahet, kas see kindluse omanik on mees, finantsedu või su isiklik sisemine õnnetunne. Maailmas pole suuremat magnetit kui naine, kellel on endaga hea olla, kelle kehas on rahulik ja kellega saab välja hingata. Ta muutub eluallikaks pideva sagimise kõrbes ja tema poole koonduvad kõik energiavormid. Kui sa jõudsid minuga nüüd siiani, siis peatu veel 3 sekundiks. Lõdvesta nüüd oma lõualuu ja alakõht. Tee pehme sisse hingamine ja vala endasse kuldset soojust. Ja ütle endale. Ma valin langetada relvad. Ma luban maailmal enda eest hoolitseda.
püüa selles seisundis olla terve päev ja märka muutuseid, mis hakkavad toimuma. Kirjuta siia kommentaaridesse üks sõna või 2 või 3, mis iseloomustab su kavatsust sellel nädalal. Näiteks usaldus, lõdvestumine, magnetism, voolavus. Kui sa kirjutad oma kavatsusse füüsilisse maailma, annad sa ajule korralduse käivitada muutuste programm. Ja tea, et maailm juba armastab sind ja sul jääb üle ainult lubada tal seda endale tõestada. Ilusat õhtut sulle!